sest sellel on kõigil ju tegelikult seos emotsioonidega, ehk siis emotsioon on energia liikumises, energy in motion. Ja see, jällegi jõuame sellesse kohta, et see vesi paneb või see heli paneb selle vee liikuma. Ehk siis jah, inimesed võivad tunda, et nagu tohutud, ma ei tea, muutused hakkavad käima. Tihtipeale ongi see, et kui me enda sagedust muudame, lähme nüüd sellesse sagedusmaailma, ehk siis kui me enda sagedust muudame enda olekut, kogeme seda, et okei, nii kerge, nii vaba on olla peale helirännakut, või siis on vastupidi, et mingid mis asja, kui kohtun mingi enda varjupooltega ja kõikide nende asjadega, siis tegelikult mis toimub on ju see, et sinu enda sagedus muutub ja läbi selle füüsiline reaalsus hakkab näitama neid kohti, kus sa oled olnud kinni. Ehk siis toob nähtavale neid samu olukordi, tundeid, emotsioone või olukordi, et sa kogeksid neid samu tundeid, emotsioone, kuni see lõpuks vastu võtad. Ja see on ülipeene. See on see, kuidas me tegelikult eluga ja maailmaga suhtleme. Sest tegelikult emotsioon ja tunne on ju laeng kehas on ju. Ja see laeng loob seda nii-öelda peegeldust välises või mis iganes. Mul tuleb meelde, et ma tegin ühe saate sellest, kuidas miks meie keha ei parane iseenesest. Ja seal ma natuke tegin fastiat välja. Ma ei öelnud, et see on 70% vesi, aga mõte on sama, et see, kui sa sellega töötad, ta hakkab lahti minema ja sul võib tulla sealt emotsioon. Tõesti tavalise sportlasega tegeled, põlv valutab, fastia on valus või kellelgi on opp. Fastia ei anna otseselt tunda, aga kui sa sellega töötad, hakkab miski äkitselt vabanema. Seda on nüüd avastatud. Tegelikult see on ka see, et sa hakkad tegelema sellega, sa võid ka läbi heli ju töötada. Minul, ma mainisin seda aspekti, et huvitaval kombel alati tuleb miski välja sealt. See võib olla kas positiivne või see võib olla negatiivne tunne. Sa pead seda läbi töötama. Sellepärast ma nagu enne küsisin, et huvitav, kas sa tead mõnda inimese tüüpi, kellele see nagu, kes peaksid arvestama, et see võib proovile panev olla või kas üldse on olemas inimesi, kellele see ei sobigi väga. Ühtepidi meie rännakutel on käinud inimesed, kellel on mingid need ADHD-d ja ärevushäired ja kõik sellised asjad ja siis inimesed on tundnud lõdvestust. Meel ei ole enam nii aktiivne. Sest tegelikult, mis helirännakul toimub, on ju see, et näiteks kristallhelikausid, ülemhelid, pikad droonid, kõik need helid mõjutavad või nagu tasakaalustavad meie aju poolkeras. Ehk siis esiteks ongi see, et inimene, kes on hästi peas, hästi päine, jookseb igal pool ja siis ta korraks peatub. Ta kogu süsteem saab sellise restardi. Ja mis juhtub on see, et vasak ja parem aju poolkera lähevad tasakaalu. Ja siis ta jõuab enda teljele, enda joondusesse. Ja helirännakute ajal rekord, kui inimene magama jäi, oli 2 minutit. Niimoodi, et me ei jõudnud isegi helirännakuga alustada, inimene oli pikali ja ta tund nagu, see ongi ju see tegelikult ruum, kus inimene tunneb turvaliselt. Juba on olemas. Ja siis ta lihtsalt viskas pikali 2 minutit, võib-olla oli 3 midagi sellist ja siis ta oli lihtsalt pikali ja järsku norskas. Me ei olnud alustandki veel. Ja siis temaga oli see ka, et me lõpetasime helirännaku ära, hakkasime asju pakkima ja siis ta ikka veel magas. Et ta läks nii sügavale. Mõjus hästi. Et ühtepidi inimene, kui magama jääb, on hea, teistpidi ta ei koge vaata seda, mida me teeme, aga keha ja kogu närvisüsteem saab sellise nii-öelda shifti ja restardi. Ehk siis ta kogu närvisüsteem, kogu keha, kogu tema olemus, pea jõuab sellesse südameruumi ja läbi selle südameruumi toimub see lõdvestamine. Ta leiab ka mingi turvatunde selles kohas, kus ta on. Ja. Vastuvõtulaudadel on ka päris tihti inimesed läheb, jäävad magama, sa oled jäänud? Lõpulõdvestuse ajal olen. Jaa, oled jäänud. Selle on üks grupp inimesi, kelle kohta ma tahaks ka sult küsida. Et need on siis noored emad ja lapsevanemad.
noh, need käivad nii osteopaatia vastuvõttudel kui ka mõnedes muudes teraapiates selle jaoks, et leida see rahuseisund. Kas see heliteraapia sobib neile? Kas on midagi, mida nad peaks tähele panema, kui nad käivad? Heliteraapia sobib ikka ja selles suhtes, et see ju lõdvestab keha, ehk siis need helid, kõik need kõristid, kõik need kristallhelikausid, ülemhelid, nad ju meenutavad mingit sellist, mida ma ise olen kogenud, see on nagu justkui mälestus millestki sellisest iidsest. Nagu see kohale tulemine iseendasse. Natuke nagu seal kõhus olemine ka. Põhimõtteliselt küll, jah. Nagu see white noise, et sa oled nagu selles. Kas see on see kõhus? Beebi kuuleb ka white noise. Jah. See on see sama? Jah. Et miks näiteks väiksed lapsed tunnevad hästi turvaliselt ennast, kui näiteks enda väikse, kui poeg oli väike, siis ma laulsin talle ülemhelisid. Ja tegin lihtsalt mingid sellised pikkasid troone, kui ta oli nagu nuttis ja siis ühel hetkel lihtsalt rahu. Kõik nagu kukkus ära. Et ta jõudis nagu sellesse, et ta on turvaline. Et ta kogeb nagu seda, et sest need helid, ülemhelid eriti, nad on nagu hästi sellised kosmilised ja nad meenutavad midagi sellist, mis on nagu kuidagi ära unustatud. Et see on nagu see, mis ma ise olen kogenud. See on kuidagi huvitav, et ta ei ole nagu päris igapäevane asi. See, mida me nagu reaalelus näeme, aga ta on nii tuttav. Jah, täpselt. Aga samal ajal nagu hirmutavalt ka. Kui sa ikka oled iga päev reaalelus ja sa oled siin kinni, kohati võin ise ka ära kukkuda täiesti, siis on ehmatav seda kuulda. Sest sa mõtled, et kuidas ma pärast seda tagasi tulen tavaelusse. Ja see äratab mingid kohad üles, siis sa saad nagu, okei, tere. No põhimõtteliselt see sobiks, sest tegelikult võtsin lihtsalt selle emad, noored emad, rasedad, et tegelikult see ei oleks ju ka midagi, mida nad võiks kasutada. Sest on praegu niimoodi, et käiks hästi palju arsti juures, ämmakad ja nende juures. Kohati mõned inimesed on seal ehmatada saanud. Siis käiakse teraapiates ja nüüd praegu on siuke viis, et inimesed käivadki osteopaadi juures, paljud noored emad, et tõenäoliselt kuidagi ette valmistada. Kehaliselt mingid plokid maha võtta, mingid dysfunktsioonid, mis nad elu jooksul on saanud, et oleks lihtsam see kogu 9 kuud protsessi. Ja tegelikult protsess hakkab alles peale seda kõige lõpus. Aga samal ajal veel mingid teist tunnet ka anda, helirännak on selle jaoks päris huvitav. Jah. Kui ema on rahulik, jah, siis laps on ka. See programmeerib samal ajal ju lapse närvisüsteemi. Kas mõni nagu nii teadlikult on käinud? Meie rännakutel on rasedad käinud. Võib-olla need lõpu rasedusperioodi ajal, ma ei tea, võib-olla see ei oleks väga hea. Sest see võib, kuna see paneb ju kogu protsessi kehas käima, siis tegelikult see võib kiirendada seda sünnitusprotsessi ja kõiki neid asju. Ta võiks olla siis mingi algusest kuni poole. Ja mingi 3. trimestrini. Samas, jah, ma ei tea, ütleme nii, et 8. kuud rase naine käis ka helirännakul. Ja tema lõdvestus nii sügavalt, et ta sai koges seda, kuidas ta on lapsega hästi tugevasti sellises kontaktis. See aitab palju. Jah, see toetab.